Kosuliiga karikavõistlused ja finaalmänge, kellele teie pöialt hoiate siin? Ikka heale mängule, et mul on sõpru-tuttavaid mõlemas satsis ja tahaks võitlust näha, et mehed läksid agressiivselt ründelauda, et oleks niisugust meeskondlikku mängu ja kirge. Et see on see, mis minu meelest maakondliku Kosuliigat on viimastel hooaegadel iseloomustanud. Üks küsimus, mis mind kogu aeg niimoodi kõditab, et oleme rääkinud, et viimased 3 aastat on siin maakonna karika jaganud ära omavahel need samad 2 võistkonda, Väike-Maarja Päästekool ja RLV Mässi. Miks me ei näe karika finaalis ühtegi Rakvere meeskonda? Anna, Margus, anna natukene aega. Küll ka tööriistamarket sinna kannule varsti astub nii, et pingutame, teeme trenni ja võhma jooksu kõik Palermo kadadele. No, hea meel on tõdeda, et Rakvere spordikool Tarvas, nii-öelda siis selle Vana-Tarva järeltulija, küll mitte otseselt, aga siiski Tarvas on Tarvas, saab vaikselt jalgu alla. On ju tegemist ka Rakvere linna esindusvõistkonnaga taas, et kuidas nende tuleviku väljavaateid hindate? Ma usun väga hästi, et viimane täienduski Renato näol, ma usun, läheb täiesti õigesse kohta ja klubi juhtkonnale, treeneritele, kogu satsile jõudile. Nii palju kui vähegi torust tuleb, paneb õla omalt poolt alla, nii et loodan, et ka selle hooaja lõpus saame nautida toredad üleminekumänge ja et need ambitsioonika eesmärgi täidavad ja jõuavad esimesse liigasse. Eks iga tõus, iga edasiliikumine läheb aina raskemaks, aga usku peab olema, tahet peab olema, küll tuleb linn ka järgi. Kui tihti linnapea jõuab spordivõistlustele mänge jälgima, et võrkpallimängudel ma olen märganud tribüünil linnapead, kuidas korvpalliga? Eks seda aega on muidugi suhteliselt vähe ja peab tööiste ettevõtmiste ja pere vahel jagama, aga omagi satsiga, tööriistamarketiga täna Asperega panime seljad kokku Haljalas ja Madin oli kõva. Hurjutan kõiki meie satsi mehi, kes kohale ei tulnud, meid oli ainult 6. Aga võitlust oli ja tahet oli palju. No, rääkides koostöölepingust Viking Line Eesti ööjooksu ja Lääne-Virumaa korvpalli korraldajatega, see on selline üsna ainulaadne, et üks nii-öelda spordiüritus toetab teist. Nii ongi, Margus, eks meie põhine motivatsioon on ikkagi panna omadele sõprade tuttavatele, kes siin seda sarja korraldavad, sina ise üks nende hulgas ja Algis ja Mikko ja Ain, kogu see punt, toetada ja näidata ettevõtjatele ka, et tõesti, et Lääne-Virumaa Kossu liiga väärib toetamist, on piisavalt atraktiivne, siin on isiksusi, siin on möllu, siin on intriige iga-aastaselt ja eks me oleme ööjooksuga, meil on näinud hästi, meid toetavad omad toetajad jälle omakorda ja igal aastal me oleme ühe siukse sihtgrupi valinud, kus siis õlga alla panna, reeglina lapsed, noored, sotsiaalvaldkond, aga see kirg, millega teie seda liigat korraldate, see veenis meid, et toetame nii, kuidas jõudu on. Eesti ööjooksul ka ju alles hiljuti oli see rõõmus sündmus, kui Viking Line'iga sõlmisite koostöölepingu. Kui pikaaegse koostööga on tegemist? Sõlmisime 3-aastase koostööleppe ja meil on läinud selles mõttes hästi, et need algusajad ja keerulisemad on säilitanud selle usuga toetajates, et tehakse õiget asja, tehakse koos, me ei pea ennast enam niivõrd palju õigustama ja on usalduslik side toetajatega, nii et läheme siit edasi ja väikes kohas, suhteliselt väikes kohas, ka maakonna mõistes 60 000 inimest, ma usun, me korraldajatena peame sealt kokku hoidma. Siis on tahet powerit ja kõik teised saavad nautida. No räägime veel natukene ööjooksust. Milliseid selliseid põnevamaid uuendusi järgmisel aastal toimuv ööjooksu endaga kaasa toob? Kas registreerimine on juba alanud? Registreerimise tegime lahti nädalapäevad tagasi ja on läinud väga hästi, et üks võib-olla kõige siuke ägedam uuendus on ikka kantud sellest Eesti Vabariik 100 ideoloogiast ja pidulikust aastast. Me teeme midagi enne kuulmatut, nii nagu ööjooksu puhul ikka. Me teeme täiesti uue ööjooksu veel. Lisaks ainult üks kord on võimalik ööjooksu läbida ka talvel ja usume, et Rakveresse on tulemas kõvasti nii sees kui väljas turiste, ööbijaid, neid inimesi, kes tahavad toitlustatud saada ja nautida näha, mis Rakveres tegelikult on 2 päeva enne aastavahetust ägedat. Nii et 29. detsembri 2018 Eesti ööjooks talve eri Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul tuleb midagi pöörast, tuleb midagi ägedat. Tšekkige eestimaraton.ee, nii et Rakvere on valmis. No, tänavuse ööjooksu üks distants sai prohvetlikult ristitud Raju Rakvereks. Kas
uue aasta distantsidel on nimed pandud, mis meid siis ees ootab? Kõik see hea, mis öö jooksul kandnud on läbi meeskonna toetajate, Rakvere linna, ikka ägedad linnatänavad, valgustus, muusika, elamuspunktid, ilutulestik, tulemöll, see kõik tuleb ja seda tullaksegi siia otsima. Ja loomulikult kvaliteetne auhinnapakett alates Nike jooksusärgist kuni ägedate medaliteni välja, kõike seda tuleb küllaga. Ja ilmalaadiga on kokku lepitud, tuleb samasugune nagu oli sel suvel. Veel ei avalda, olgu üllatus. Aga aitäh ja head korvpalli nautimist. Kes võidab täna? Sport võidab. Lääne-Virumaa võidab. Jõudu jaksu, ilusat jõulukuud kõigile. Aitüma! Aitäh!